sihtgrupp, kust need inimesed tulevad, kes maksavad teie toodete või teenust eest ja nüüd siin on hästi tähtis see, et nad peavad olema need, kes käivad välja füüsiliselt actually või digitaalselt nagu päris raha käivad välja selle jaoks, et toodet või teenust osta. Ja need inimesed langetavad mingisuguse otsuse, neil on mingisugune ajend ja nüüd siit ju tuleb jõuda nende inimeste mõttemaailmani. Ja läbi selle tuleb jõuda selline, kus nad elavad, kuidas nad üldse jõuavad selle toote, selle teenuseni, mis on see keskkond, ehk siis kus kohast nad tulevad, kus kohast need inimesed tulevad ja nad ostavad ja tellivad meie teenust. Ja samamoodi tuleb siin puhul küsida, et mis on neile oluline ja miks nad loobuda ei taha, et siin kõrval oleval pildil on Islandi eurolaul eelmise aasta oma, see on siis 2020 jah, et millest näiteks, millest see sihtgrupp nagu mitte mingil juhul loobuda ei taha. Ja siin on nagu väga selgelt tundub, et neil on mingisugune selline kiiksuga tänapäevane, avangardne, samas retro hõnguline tunne ja nad mitte mingil juhul ei taha minna üle mingisugusele täiesti tavalisele, mitte midagi ütlevale väljenduslaadile. Nad ei taha oma väljenduslaadist loobuda ja see on see oluline asi. Mis on see, mida ei ole vaja, aga mille eest nad on valmis raha välja käima? Minu arust väga hea küsimus ja see ei nõuagi seletust. Mis asi see on? Ja kui te ütlete, et aga näiteks Lexus on auto, mul on seda autot vaja nagu sõitmiseks, siis ma ütlen, et see on täielik jama. See on pullikaka, sellepärast, et sul ei ole vaja Lexus sellest, et sõita punktist A punkti B. Lexus annab sulle midagi ja sul ei ole seda Lexust vaja. Või siis sul ei ole vaja mingisugust, ma ei tea, mingisugust teist asja, et sa nüüd tuled sinna, ma ei tea, nendega kontorisse ja tööle ja sul on uus telefon. Aga see uus telefon ei ole lihtsalt uus telefon, vaid see on mingi 3500 € maksev mingi ma ei tea, special edition. Et miks sulle seda vaja on? Ja mis asi see on? Mitte nüüd see telefon ei ole see, vaid mis selle asja taga on, mis selle ostu otsuse taga on. Et sa ostsid omale sellise asja, mida sul ei ole vaja, aga see annab sulle midagi. Sul ei ole seda vaja, aga see annab sulle midagi. Mida nad veel tarbivad, mida joovad, vein või õlu, eks ole, mida söövad, pitsa või, eks ole, tallehautis, kus puhkavad, kas nagu Egiptus või mingisugune, ma ei tea, eksootiline omar näiteks ja millega sõidavad, et kas nad sõidavadki selle rattaga nui 4 talvel ja suvel või on siis, et nad sõidavad parasjagu sellega, millega vaja on sõita või liiklevad nad lihtsalt trollibussiga, mis ei ole absoluutselt nagu paha variant. Sihtgrupi puhul tuleb rääkida ka grupist, ehk siis kuigi me räägime suhteliselt kitsast sihtgrupist, siis tegelikult see on ikkagi grupp. Me peame seda gruppi vaatlema grupina, kas nad elavad ühes külas, ilmselt ei ela, võib-olla nad on laiali jaotatud, aga mis need grupi tunnused on ja kui me vaatame ühte inimest, siis vahel pannakse sihtgrupi paika panemisel ka üks inimene paika. Aga sageli on mõttekam kirjeldada gruppi ja kasutada selle grupi kirjeldamisel võimalikult nagu ajada see grupp hästi kitsaks ja kirjeldada võimalikult kitsalt seda gruppi, aga siiski kirjeldada gruppi.